What's up? Tere tulemast, kaunis hommik. See ei ole enam hommik. Oi, me peame minema. Ma räägiks sul. Ossa poiss. Nii, mu kohvi, kõikest kaasa. Toyota Avensis. Toyota Corolla, ma tahan su sees olla. Sul on mingi krimmustuse peal. Oo, nii nästi mees. See oli väga halb mõte. Nagu nägite eelmise osa lõpus, meil on siin episoodid eelmises osas. Oot, mis asja, mis kuller sulle lillet on? No ma hakkan kohe lööma jälle. Mul pole tulgu. Ei näe kuu aega meil. Ei, tegelikult meil oli eelmises vlogis siis lõpetasime just laevalt ja nüüd olengi pupsanud. Opsti, tegi niimoodi. Opsti, Soome pinnal, kaunis hommik. Nagu ma juba eelnevalt mainisin, ma oskan ainult ühte sõna, kaunis. Sest et elu tuleb hoida positiivsena ja tuleb öelda välja kõiki positiivsemaid sõnu. Liinal on jällegi taaskord väga ilus meik täna, kuigi pole nii pigmented kui tavaliselt on, aga sellegipoolest vägagi särav, päike särab. Seda väljas on nii palav, kole palav on lausa, ei, kaunis palav on, mis ma kole, muidugi eestlaslikul kombel. Positive vibes only. Mis me siis nüüd Soomes teeme? Ma ütlen otse, ma ei tea, mul Liina vist tegelikult ei meeldi, et ma ütleks tal asju, aga me salvestame. Jaa, me salvestame. Nagu mul oleks palju teha, ma lihtsalt filmin Liina salvestamise. 2 päeva seekord. Jälle 2 päeva. Ma pean ostma selle I Love Poro Finlandi, selle Poro sealt vaata, sest me käime nii palju Soomes. Suur probleem soomlastel. Jookse otsa, nüüd on vaja kuhugile see potsatada, aga vaatame ümber ringi. Kuskil pole prügikasti. Kuhu inimesed panevad siin oma prügi? Need äkki ei toodagi prügi. Vaata, kui vahva. Liina sai mingisuguse kontakti kätte, lähen vaatame, äkki me leiame nende juures sealt prügikasti. Inimesed viivad oma koju prügikasti kõik asjad. I've released few. Niiviisi, vahepeal on olnud siis niisugune writing sessioon kogemata kombel, aga sucked into it, aga lähme vaatame, kus süüa saab. Food, where are you? Food, where are you? Kuhu me lähme? Lähme sinna poole. We found food, aga selles pikas nikus ei olnud. Ei leidnud meie midagi, mida me saaksime süüa, siis me lähme nagu siis K-marketisse. Nii soe on, ma olen nagu suvi. Igal juhul. Tuleks toge play kui tennispool. Okei, mulle tundubki, et nagu ma ainult siin selle nagu tänava peal täna see vlog möödukski. Aga mis oli nagu vahva olukord tänase puhul oli see, et mina olin niimoodi sõnade kirjutamise juures 50% osa lausa kuidagi kombel. Peaaegu 50. No ütleme, okei, 40. 40 ma arvan kindlasti ja Taipimas. seal oli nii head nagu ideed tegelikult ja nagu mulle nii meeldis. Tegelikult mulle kinda meeldib, et ma tõin selle põhiosa sisse tõin ta sisse ja siis, et see on nagu see main point laulul. Kuule ikka midagi ei saanud aru. Nii lahe. Nüüd, kui me seda üle kuulasime, siis varsemalt on mingi, see on nii hea lugu. Siis seekord ma nüüd hakkasin seda lugu kuulama selle mõttega, okei, need on minu kirjutatud osad. Kuule, ma ei ole päris kindel, kui hea see kõik nüüd on. Mul on endal väike pinge peal mõtlesin, et nagu, ma ütlen, oli vaja nagu teha oma suu lahti. Tegelikult üks asi, mis mul oli eelnevalt mainimata, meil oli täna vahepeal, kui me läksime lõunat sööma, Liina pidi oma selle toidu soojaks tegema, on ju, siis meie sõime seal, on ju. Oh my god, sa räägid seda lugu või? Kas ma võin rääkida? Mul on silmad märjaks. Mina rahulikult söön oma, see nägi välja nagu koeratoit, by the way, aga see oli väga hea makaronid köögiviljadega, see oli väga oluline detail, by the way. Ja siis korraga tuleb nagu teisest stuudioruumist mööda. Isaac Kelliot. Ja siis ta vaatab mulle otsa. Oota, ja siit võtan mina nüüd edasi üle. Siis vaatavad lihtsalt, Liina vaatab sinna poole, pilud kohtuvad. Isaac vaatab ka, lasersilmad, lohivad silmad ära. Liina pöörab pea ära. Isaaci silmad ikka otsivad Liina pilku. Ma vaatan kurja boyfriendile seal kõrval. Ja siis mõtleb, mis nüüd siin toimub? Poissid mingi lasersilmadega. Mul oli see starstruck moment. Mul oli mingi, oh my god, ma olen Isaac Kelliotiga sama stuudios, mida helli. Mis toimub? Siis mul oli, ma ei suutnud uskuda enam, siis ma ruttu üritasin nagu pilke väldida. Siis mul nagu silmanurgast oli ikka mingi. Isaac, is that you? Laseritega mängitud, kõik on korras. See ei ole Martin Plussina vlog, see on ikkagi minu vlog. Me vaatame meie Airbnb üle ja vaatame room tour. Kõlab täpselt nagu Martin Plussina kanal, aga mina olen kesksel kohal, minu ego särab siit igalt poolt läbi. Ei, nüüd tuleb montaaži aeg. I could see this through. I could wait another night. One more night. Kuidas? No time for breakfast.
mina tahan küll Backfest, igal juhul meil on tõesti väga suur kiirus. Kell on 10.50, kell 11 peame olema lahkunud siit ja 11 peame olema stuudios ka. Õnneks 10 minuti teekond on. Ja minu video sai ka ära renderdatud. Inimesed on lahkunud siin stuudiost läinud tegema oma sutsu või midagi, mida nad kõik siin stuudionis teevad, siis ma tahtsin teile näidata ka natukene nüüd, milline see välja näeb see stuudio. Ilmselt te näete sellest kõik erinevaid stuudiod väga palju kunagi tulevikus, kui tuleb terve täispikk Liina Ariadne dokumentaalvälja kõigest sellest, mis me siin teinud oleme. Me oleme reaalselt kõike filminud alates nagu esimestest miitingutest Made in Balticsiga tegelikult. Mul on lihtsalt jõhkralt materjali, aga mul on praegust üks kõvaketast täiesti katki ka, nii et sellega natuke väike issue. Väga midagi erilist siin tegelikult siin selles stuudios pole. Siin on arvuti, ekraan, piu-piu-piu-pau-pau, mingisugused asjad. Siin siis manly, väga mehelik mikrofon on ju. Liina laulab, siin on kitarrid, asjad. Siin on see, siit heli ei hakkaks põrkama väga suure hooga, siis siin on sellised põrkevahendid. Ma ei oska kuidagi moodi kirjeldada neid tundeid hetkel siin, sellepärast et Uberi vend ei ole lähedal, aga sellest on jumala suva. Nagu ma ütlesin, eile sain juba olla osa siis kirjutusprotsessist, siis täna olen ma super uhke, mis lugu välja tuli. Ma ütlen teile ausalt, kui see lugu kunagi tuleb välja, väga keeruline olema veel paremat lugu teha, mul on niuke tunne, mis täna sai teha. See on nii hype lugu, see on nii... Kui mina olen osa jälle kirjutamisprotsessist, siis kindlasti saame midagi veel paremat, ma arvan. Kui suur saab mehe ego olla? Mul on kõige suurem ego maailmas. Olles nagu nii hambel kui olla saab, siis nagu tõesti, ma ütlen see, et nagu ma ütlesin, mõned sõnad sinna kirjutasime paika, mis seal oli. See on vähe sellest, mis Liina pidi tegema oma vokaalsete võimetega selles loos nagu. Holy mother of God, nagu 69 häält pidi noor tütar sisse laulma. Hey Siri, where's the nearest Starbucks? The closest one I see is Starbucks on P.I. Spensilta in Espoo. Is that the one you want? Nüüd me siin siis oleme oma pinkede drinkidega, mina otsin ka siis väikese vahva oma roosa joogikese, nii roosa jook on, et kohe on otsa saama. Kohalikud tüdrukud, basic white girlid vaatasid nagu mu jooki ja rääkisid siin mingi mida ma jään. Igal juhul, meil on mingi 2 tundi vaja killida kuskil. No idea. Shoppame, jaa. Ma tean, mina ei shoppa, sest minul pole raha. Ostad mulle ka midagi või? Mul ka ei ole tegelikult raha. Ma nagu, tead sihukest asja nagu window shopping. Vaatan, kui ilusti asjad igal pool on, aga ma tegelikult ei osta midagi. Nii, olengi otsapidi jõudnud nüüd siis Eestisse tagasi ja siinkohal oleme siis nüüd siin uue Viimsi kooli kõrval. Ma just sõitsin siia, vaatasin, mine pekki. Järjekordne ilus ehitis siin Viimsis. Põhjuseks, miks ma siia tulnud on see, et ma tutvustan siin ühte väga-väga vinget suveprojekt. Ei, ta vist selle suveprojekt, ta ongi, ütleme, projekt selle kohta praegust. See on see praktiliselt, see on see niisugune algne, et siin ei saa väga keerust olla, kuna nad veel ei tea. Lihtsalt võib-olla paari sõnaga öelda, et mis see sisu on. Kas sulle ka nagu tundub, et me teeme õiget asja? Muidugi. Ja sellepärast ma nagu ütlengi, et isegi, meil ei ole vajagi mingeid massi. Ma olen siin korralikult ajaga jooksnud täna terve päev otsa, nii et just hetk tagasi käisime nüüd puisasid tegemas, ma alustan oma striimiga kohe. Samal ajal, kui mina siis striimin, vaadake siis väikest montaaži sellest, kuidas me need pusad seal kõik kambakesi endale valmistasime. Ja ongi jõudnud kätte selle vlogi uploadimispäev. Eelnevalt viskasin õhku siin selle väikse selle projekti jutu, salajane projekt, aga see ei ole mitte midagi nii salajast, kus ma ütlen, natuke südamelähedane teema isegi mulle. Ma olen tükk aega tahtnud anda edasi või olen üritanud igatepidi anda edasi oma teadmisi ja nüüd on see nagu ka reaalselt võimalik. Tegu on siis koolitussarjaga, mille mentoriks on valitud mind. Mina annan edasi kõik oma teadmised nii palju, kui ma oskan. Seal on loomulikult veel teisi professionaale, kes aitavad ka kõiki neid koolitusi läbi ja lõpuks tulemuseks ongi see, et just sina võid ollagi kõige vingem uus YouTuber või mis tahes sisulooja, mida sa kunagi tahad teha. Võib-olla sealt edasi õppida, minna filmi tegema. Selleks tulebki natukene tegelikult minna alla selle lingile, registreerida ennast, aga selle registreerimisega on üks väikene asi ka. Praegust on see siis suunatud Jõelähtme, Viimsi, Anija, Raasiku, Rae, Kose valdade ja Maardu linna noortele igal juhul. Ja kindlasti ei tasu karta, et kõik kohad täis saavad, sellepärast, et tegelikult tuleb veel teine
nii-öelda siis samasugune koolitus ka sügisel. Kellel sellise asja vastu huvi on, siis link on all descriptionis, kus saate ennast registreerida kõigeks selleks ja miks mitte võtta vastu oma võib-olla elu muutev challenge lihtsalt sel suvel või siis sügisel. Nüüd ma siia arvutida istungi valmistun seda vahvat striimi ette kandma teile. Nagu te olete pannud tähele, siis võib-olla mõned teist on käinud siin selle 2 nädala jooksul peaaegu iga päev minu striimis. See on väga keeruline asi, mida nüüd nagu niivõrd tiheda graafiku järgi teha. Sellest tulenevalt ajagraafik striimis ongi väga lihtne. Teisipäeviti kell 7 või siis peale Marti pluss Liina uploadi ja reedeti pea samamoodi üritame 7 valmis saada. Kui sa selle video oled lõpuni vaadanud, seal all on see link ka nüüd. Igal juhul descriptionis on nii palju linke. Tahate, ma lisan veel sinna linke. Ja nagu te näete, ma olen olnud vägagi nükene aktiivne siin kanalil. Pole tükk aega aktiivne olnud. Täpselt samamoodi on mul ka Instagramis. Ja kahjuks on niimoodi, kui sa nagu hoiad eemale mingist platvormist ja sa ei tooda sinna sisu, siis sellest tulenevalt sinu algoritm läheb alla ja keegi ei jõua näe sinu pilte, videoid, mida iganes. Ma palun teilt selle koha pealt ka abi, et kui te läheksite Instagrami ja paneksite minu viimastele piltidele ka niimoodi jällegi algoritmis teile nähtavale tuleks. Ja loomulikult, kui sa ei follow mind juba, siis follow nupuga on ka teretulnud siinkohal ka. Ma tean, et teid on 57%, kes vaatatest, kes tegelikult ka seda kanalit ja subscribe järjekordselt. Subscribe, ma loodan, et mu ind ei rauge sellel teel siin. Mulle tundub, mul on hea connection teiega ja juba ma hakkan nagu õigesse vibe'i tagasi saama, kus ma nagu olen nagu mingil määral uus Marti ja vana Marti nükene segamini. Põhiline see, et need videod kuidagi moodi kellelegi seal korda lähevad, ükskõik kui palju või vähe teid ka poleks, nii et anna mulle dislike'i või like'i näol märku, kas ma olen kuskil õiges suunas liikumas. Ja loomulikult kommentaaridele ma vastan ka siin esimese tunni ajavalt. Näeme! Tahaks te öelda lihtsalt järgmisel reedel. Ma tahan öelda seda kõvasti välja. Ma ütlen kõva ja selge häälega välja. Näeme järgmisel reedel. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye. See ei jää ümsi. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back.